Tere õhtust, austatud kuulajad. Mina olen Tartust, olen Kristi Metste, olen Eesti Kirjandusmuuseumis, mis on üks keskseid kultuuriloolisi ja kirjanduslikke muuseume. Täpsemalt olen ma Eesti kultuuriloolise arhiivi juhataja. See on see arhiiv, mis koondab põhimõtteliselt kogu Eesti kirjandusloo dokumendid. Ja kui ma räägin Vladimir Matsura kirjalikust pärandist Eesti Kirjandusmuuseumis, siis ma pean peamiselt silmas kahte kirjandusmuuseumi osakonda. Üks on Kirjandusmuuseumis asuv arhiivraamatukogu, mis asutati 1906. aastal Eesti Rahva Muuseumi koosseisus ja mis hakkas koguma eestikeelset kirjasõna, samuti kõike seda kirjandust, mis maailmas ilmub, on ilmunud Eesti keele, rahva ja kirjanduse kohta. Ja kui kevadel oli Kirjandusmuuseumis väike Vladimir Matsurale pühendatud seminar, siis me tõepoolest arhiivraamatukogu raamatute hulgast saime peaaegu kõik Vladimir Matsura tõlgitud Eesti kirjanike teosed panna näitusele. Aga täna ma keskendun oma jutuga kultuuriloolisele arhiivile. Meil on arhiivis niisiis käsikirjakogud, on fotokogu, kunstikogu ja heli- ja videokogu. Käsikirjakogudes on, nagu ma juba ütlesin, materjali rikkalikult Eesti kirjanduse kohta. Meil on üle 400 isiku kogu. Fotokogusid on samuti, tahtsin öelda üle 400, vabandust, on ligi 300 fotokogu. Nii, Vladimir Matsura isikukogu meil ei ole, aga tema materjalid leiduvad nende isikute kogudes, kellega tal on olnud kokkupuutumist. Aga enne kui ma mõningaid näiteid selle kohta toon, tahaksin veel öelda, et ka üleüldse Tšehhi kirjanduse kohta on meie arhiivis materjali. Peamiselt on need küll Tšehhi autorite tõlgete käsikirjad eesti keelde. On teise maailmasõja eelsest kirjastuste fondis neid käsikirju ja muidugi Loomingu raamatukogu arhiivis. Täna on siin juba juttu olnud sellest, kuidas Matsural tekkis Eesti huvi ja kui palju ta on Eesti kirjanikke tõlkinud. Ja tõesti, meil on ka siis Vladimir Matsura käsikirjalist materjali. Ühtekokku on küll seda ainult 8 inimese kogudes, peamiselt 1970. 80. aastatest. Näiteks on meil 3 Matsura kirja Debora Vaarandile, 1 kiri Bernard Kangrole, Oskar Kruusile, Mart Mägrale. Betty Alveri ja Matsura kirjavahetusest on säilinud 4 kirja Matsuralt ja ärakirjade mustanditena 2 kirja Betty Alverilt ajavahemikust 1976 kuni 79. Kirjavahetusest Jaan Kaplinskiga on säilinud 11 kirja aastatest 1975 kuni 1990 ja kõige ulatuslikum on ootuspäraselt kirjavahetus Leo Metsariga. Meie arhiivi on jõudnud 72 Matsura kirja Metsarile ja õnnekombel on olemas 24 Leo Metsari kirja Matsurale. Need on siis mustandid, koopiad. Õnneks Leo Metsar
kirjutas kirjutusmasinal ja koopiad neist kirjadest on olemas. Muidugi tekib küsimus, mis keeles kirju vahetati. Matsura reeglina kirjutab Metsarile tšehhi keeles, Metsar jällegi vastab eesti keeles. Mõnevõrra on Matsura materjali ka veel meie korrastamatu kogudes, näiteks kirjandusteadlasele Aarne Vinklile saadetud kirjad ja ma usun küll, et materjali võib meile veel arhiivi juurde tulla, kui meile jõuavad ka nende kirjanike kogud loodetavasti, mida meile veel seni ei ole üle antud. Praegu on meil käsil, üle on antud Jaan Krossi arhiiv, mille korrastamine on praegu käsil ja ma uurisin, kas sealt on Matsura kirju välja tulnud, olevat küll. Nii et suur lootus on, et see kogu täieneb. Ja kui me küsime, millest siis räägitakse neis kirjades, no loomulikult kirjanduse tõlkimisest. Ka kirjavahetuses Betty Alveriga. Matsura teatavasti tõlkis nii proosat kui luulet tšehhi keelde ja eesti luulet avaldati 2 valikkogus. No ma ütlen nende kogude pealkirjad eesti keeles, need kõlavad kenasti. Kirikukellad järvedes oli esimene valimik ja teine oli Liblika saatus. Esimeses valimikus oli luuletusi 10, teises 11 autorilt ja esimeses kogumikus avaldati luuletusi ka Betty Alverilt. Selle tarvis luuletuste tõlkimise organiseeris Matsura, aga tõlkis need tollal veel noor poeet Jiří Žáček. Sellest väikesest koostööst tekkis Matsural ja Žáčekil mõte tõlkida ja avaldada Betty Alveri luulest suurem valimik. Tõlkijate palvel valis Alver ise need luuletused, mida sinna tõlgiti. Ja kirjavahetus seoses selle tööga algas detsembris 1976 ja kestis kuni aastani 1979. Ja selle suhtlemise kõrghetki oli Matsura külaskäik Betty Alveri poole ühel 1978. aasta kevadisel hilisõhtul. Sellest kohtumisest on Matsura ise meile jutustanud väljavõttes Eestimaa päevikust, mille on meile vahendanud Küllike Tohver. Alveri tõlkevalimik, mille pealkiri eestikeelses tõlkes on Kõu on mu vend, ilmus 80. aastal. See sisaldab 85 luuletust ja on Alveri üks mahukamaid tõlkevalimikke tema vene keeles ilmunud luulekogude kõrval. Huvi Jaan Kaplinski luule vastu tekkis selle teise Eesti luule valikkogu tõlkimise aegu. See oli siis Liblika saatus. Ingliskeelses kirjas 18. detsembrist 1975 on juttu suuremahulisema Kaplinski valikkogu ilmumisest. Sinna on kavas võtta kõik luuletused kogust Valge joon Võrumaa kohale, aga et kirjastus tahtis avaldada 1500 värssi, siis oli vaja veel võtta lisa kas Kaplinski varasemast või hilisemast loomingust ja selles küsimuses siis Matsura Kaplinski poole pöörduski. Kaplinski 104 leheküljeline luulevalimik ilmus 1982. aastal. Ja kõige mahukam kirjavahetus, nagu ma ütlesin, on Leo Metsariga.
See on alanud 1973. aastal ja on kestnud kuni aastani 1999, see kestis niisiis 26 aastat. See kirjavahetus, need kirjad, mis meieni on jõudnud, see ei ole kindlasti täielik. Ja nagu ma ütlesin, Matsura kirjutab tšehhi keeles, ainult paar uusaastakaarti on eesti keeles. Ja need väikesed väljavõtted, mis ma nüüd teen, pärinevad Leo Metsari kirjadest, sest mina paraku tšehhi keelt ei valda ja mulle sellepärast jäi Matsura kirjade sisu saladuseks. Millest siis räägitakse? Ikka kirjanduse tõlkimisest, aga ka vastastikustest külaskäikudest, tõlkijate seminaride ja muude sarnaste ettevõtmiste raames, aga on ka põhjalikke ülevaateid käsil olevast tõlketööst, pikki nimestikke loendeid nendest teostest, mis eesti keeles tšehhi kirjandusest on ilmunud, mida Leo Metsar ise tõlgib. Loomulikult on Metsar palunud ka nõu, milliseid autoreid ja milliseid teoseid tõlkida. On juttu raamatute vastastikusest saatmisest Eestist Tšehhoslovakkiasse vastupidi. 90ndate alguses murrangulistest aegadest annab ka Leo Metsar ülevaateid ja siin päris huvitav on lugeda nüüd niisugusi sissevaateid meie lähiminevikku. Sellesse aega, kui lagunes Nõukogude Liit ja Eesti iseseisvus. Näiteks aastatel 1990-1991 on kõne all Milan Kundera Olemise talumatu kerguse tõlkimine. Probleem on selles, et kuidagi moodi ei ole võimalik maksta raamatu autorile honorari. Ülemineku ajal sai seda maksta ainult rublades, sest dollareid väikekirjastusel Monokkel, kes seda raamatut siis oli valmis välja andma, ei olnud ja nüüd Metsar küsib Matsuralt nõu, mida siis teha sellises olukorras. Ma loodan teie peale, et teie saate lugeda Matsura kirju, et mis lahendusi siis leiti või mis lahendusi ta välja pakkus. Aga paari aasta pärast on jälle probleemid honorari maksmisega, seekord Václav Erbenile. Leo Metsar on värskelt tõlkinud tema kriminaalromaani Denaar tütarlapse peos ja siis mõeldakse välja niisugune tasu raamatu autorile. Erben võiks sõita Eestisse, võtta siin honorari välja rublades ja siis elada selle eest Eestis mõnda aega. Ja kui selline plaan oleks Erbenile vastuvõetav, siis oleks ka kirjastus Eesti Raamat valmis tema kriminaalromaane välja andma. Sellest on juttu 1992. aasta jaanuaris. Maikuuks, 5 kuud hiljem, on aga olukord nii palju halvem. Denaar tütarlapse peos seisab endiselt ja ootab avaldamist. See oli see aeg, kus meie kirjanikel võis olla kodus köögis näiteks hiiglaslik paberirull selleks, et saaks trükkida oma raamatut, mis usagilt oli hangitud. Igatahes asi seisab. Keegi ei teadnud, kas ja millal üldse õnnestub raamatut välja anda ja Metsar palub Matsural, sest ka side Erbeniga on katkenud vahepeal, kolleegile teada anda, et tal ei ole mõtet suvel Eestisse sõita. Juttu on ka tšehhi kirjanduse vastuvõtust Eestis. Metsari tõlgitud František Tšileki romaan Mees Vintšist on olnud väga menukas ja ka Joosef ja Karel Čapeki näidend putukate elust, mille Metsar tõlkis ja mille lavastas jaanuaris 1999 Endla teatris. 99. jaanuaris oli selle esietendus. Jaan Tooming sai väga hea vastuvõtu osaliseks. Nii et Eesti ja Tšehhi kultuuri vahetuses on olnud kõrgaegu ja madalamaid hetki.
ajad on kriitilised 90-ndatel ja et häda ajab härja kaevu, siis palub Leo Metsar Matsuralt abi ka isiklikes küsimustes. Näiteks palub ta, et Matsura saadaks tütre jaoks kutse Tšehhimaale, sest tütar on saanud võimaluse minna ennast Soome täiendama, aga Soome sõiduks välispassi hankimine võib võtta mitu kuud ja selle aja jooksul langeb juba kaob see võimalus Soome sõita. Aga Tšehhi passi võib kätte saada paari nädalaga ja siis saaks Leo Metsari tütar sõita Soome Tšehhi tarvis välja antud välispassiga. Nii, Matsura tegevust tõlkijana on raske üle hinnata. Paljud Eesti kirjanikud jõudsid tänu temale ja tänu tšehhi ja slovaki keelele kesk-euroopaliku kultuuriruumi. Ja kui tšehhidele tundmatu Eesti olevat Matsurale nooruses kehastanud justkui mingisugust müstilist muinasmaad, nagu on kirjeldanud Anu Saluäär, siis suure osa oma elust pühendas Matsura tõestamisele, et see muinasmaa on reaalselt olemas. Ja igal juhul võib öelda, et Matsura kogu kultuuriloolise arhiivis alles ootab avastamist ja tutvustamist. Tere tulemast meile uurima! Aitäh!